põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist kõigile kuulajatele. Stuudios kolmik Kalju Randooper, Kalvet ja räägime loomulikult jalgpalli MM-ist, millest muust. Ja kus me siis eelmine kord pooleli jäime seal, kus olid mängitud pooled 8. finaalid. Ja sel korral siis võtame ette järgmised 4, ehk siis vaatame otsa, mis mängudes toimus ning siis vaatame otsa ka natuke veerandfinaalidele ja võib-olla siis vaatame otsa ka Eesti euromängudele, aga selles ma nii kindel ei ole, sest sellest sai tegelikult eelmine kord räägitud. No nii, tere kutid, alustame Portugal-Hispaania. Ärme hakka siis sissejuhatust tegema, jätame möla lõppu. Tervist. Hispaania võitis Portugali 1-0. Mina kui Eesti XG entusiast number 1 oleks võib-olla aus tulemusel 2-1, sest XG Hispaanial 1,69, Portugalil 0,63, aga mida need numbrid näitavad ja kõik peallöögi numbrid, et Hispaania edasipääs oli teenitud. Kas ja kuidas see on Andres Ooper nii läinud, et võib-olla selle MM-i superstaaridest kõige suurem pettumus on olnud Jamal, kui me räägime, et kõik on löönud siin 7 väravat, kõik möllavad, siis Jamalil on vist jätkuvalt 1 värav. Pole suurt midagi loonud ja Hispaania. Ma arvan, me kõik arvasime, et kui Hispaania on hea, siis ta on hea sellepärast, et Jamal on hea. Aga tuleb välja, et Hispaania on hea ka ilma tema suure panuse ja väravateta. Ja olen täitsa nõus, et isegi mängu ajal hakkasin selle peale mõtlema, et mis temast võiks saada 5 aasta pärast või et kus ta võiks asuda, et see aasta ei ole kohe üldse see nii-öelda Jamali aasta olnud või ei ole ta mitte millegiga silma niimoodi paistnud ega see MM ka mitte, et eks ongi keeruline, kui sa oled vigane ka olnud, et nüüd tulla siit ja näidata ja midagi teha, aga praegu eks ta proovib ja üritab, aga ei tule kõik asjad välja nii, nagu ta tahaks. Aga õnneks ta ei pea ka tassima Hispaaniat, et seal on teisi mängijaid. No samas ikkagi see, et ikkagi mingi tähelepanu võtab enda peale ära, et seal ikkagi vastase kaitsed, sõltumata sellest, kas ta nüüd on nagu hea või mitte, nad ikkagi väga palju pööravad tähelepanu talle, et selle võrra ikkagi seda ruumi ju tekib teistele juurde ja eks see tema puhul see oht on alati olemas, ega selles mõttes ei ole teda ka nagu jätta, et kui ta ikkagi 1-1 vastu jääb, et seal ta ikkagi teeb ära, seal ikkagi pigem see toetav aga kas teeb ära, et ütleme niimoodi, et ei ole niimoodi, et teda võetakse 2 mehega, pigem samas ta sööta nagu leiab häid nagu leiab ikka. Aga see on naljakas, et 1+0 on saldos, aga see on naljakas, et meil on ju mingi 24-aastased ka lootust andvad ja me tegelikult, mina tähendab alustada loomuliselt 18-aastane soperdis. Kui sa võtan näiteks oli see täpselt sarnased nagu atribuutika nii-öelda sarnane vasak jalg ja asjad, siis pigem räägiks see Olisest kui Jamalist selles MM-is. Hispaania heaks teeb 5 mängu ja sisse on lastud 0 väravat. See on vist kõige olulisem statistika nende pool. Mina miskipärast, ma pean möönma oma suurt sellist jalgpalli teadmatust, nagu see saate läbivad teemad on. Siis mina Hispaania pool ma natuke kartsin seda Kubarsi Laporte kaitsepaari. Üks, eks ole, on jube noormees, Kubarsi ja Laporte on selline, ei ole suur klubi mees, et ta on küll kogenud, tubli mees ja eks ole, mingi paremkaitse porru, mis asja. mis Inglismaa meedia ei jõudnud seda, et peaks ikka teine väravat olema. Kõik see asi, et just kui... See on ainult Inglismaa meedia. See on see, Madis Kalvet lemmik, Inglismaa sopameedia, ainult seda naudiks. Meeldib Pärnu rand ja Inglismaa sopameedia, 2 asja, siis Kalvetile meeldib, see on õudne mees. Pärnu on seda aastaid käinud. Aga mis teeb Hispaania kaitse heaks teie meelest? Kas need mehed on ennast ületanud või pigem vaatate ikkagi sinna ette, et see Rodri Pedri on päris hästi saanud mängu üle kontrolli ja kaitsetel selle võrra võib-olla ongi vähem tööd? Kindlasti seda, aga samas ma arvan ka see kuidagi Kubarsi Laporti tuua ka nagu ma ütlen, kuidagi täiendab teineteist, et nad ma arvan, see Kubarsi noore mehena võib-olla vajabki enda kõrvale sellist rahulikumat ja kogenumat meest ja kuidagi see tuua nagu toimib. See vist toimib teisteski kohtades ja satsides, et kui on üks vanake ja teine noor, üks on võib-olla natuke hull ja võib-olla teine just rahustab. Aga jah, Hispaanial ei saa öelda, et selle Pedri ja Rodri ütleme, et vähendada nende nagu seda tähtsust, aga jah, nad saavad, see kaitse on vägagi korras ja väravaht seal taga, mina ütlen, et top väravaht ikka, et ei ole põhjuseta 0 taga.
see muidugi jäi nüüd mainimata see osa, et värava löömiseks kulus neil 91 minutit. Värava, ütleme siis selle ära, et värava lõid vahetusmehed või tekitasid vahetusmehed, ehk siis 75. tuli sisse Ferran Torres, 85. Mikel Merino ja siis need olid siis vastavalt värava söötja ja värava lööja, ehk siis Luis de la Fuente, tark mees. Tuleb Andres Opper välja, et ikka treenerid läheb vaja, et ei olegi täitsa võtetult sealt lihtsalt. See Merino, kuidas ta ise alustas seda karistuslööki, mängis lahti, vaikselt tasakesi läks ja tähelepanu läks tema pealt kuidagi hajus ära ja ilus läbisööt ja hea finiš tõesti. Olgem ausad, seal ikkagi minusugune harrastus jalgpallivaatleja ütleb, et seal vist ikkagi ka Portugali kaitsjad vist soperdasid kahekesi, ta läksid sellele Ferranile peale, Torresele ja siis eks ole sinna samasse tsooni Merino väga targalt jooksis siia tühja tsooni. Aga ma ütlen, et seal kuidagi see Portugalil kuidagi meeste jadamine läks seal täitsa ja kuidagi oli see Merino kuidagi radari alt läks vaikselt, aga Ferran Torres tuli ülihästi sisse, et selles mõttes seal oli see, et tõmbas kogu tähelepanu enda peale, aga olen nõus, et Portugal soperdas ka, et see 90 pluss minutit tegelikult vastu pidanud ja siis laste selline error sisse, et natuke kahju, aga ütleme, nagu Eigo ütles ka, et tegelikult ju üldist mängupilti vaadates oli tegelikult ju oodatav, et Hispaania selle asja ikkagi üks hetk peaks ära lahendama. Aga ma ütleks, Portugal ei jäänud nii hullu rongi alla nagu mänguliselt, et võib-olla oleks arvanud hullemigi, aga jah, kahjuks meie superstaaril või Ronaldol ei olnud kõige parem et no see on ikka jäi kohati ikka tundus, et jäi nagu siit jaksust jäi nagu puudu, et täpselt, minu mõte oli sama. Et seal ütleme, ka ju hästi palju seda Messi-Ronaldo võrdlust nagu on, et see on toodud ka, et Messi mängib tegelikult ju praegu paljuski samamoodi, nagu mängis 25-selt, et ta ei ole pidanud oma mängu nii-öelda nagu muutma, on ju. Ma kohe ütlen, miks mul nende võrdluste vahe ei meeldi. Messi on natuke noorem ka, et see päris ma ütlen, et Ronaldo paar aastat tagasi nägi ka parem välja kui täna, minu meelest. Et seal võib-olla seda natuke unustatakse ära, nad ei ole päris head aastased, et see Messi 2 aasta ja võib-olla see 41 võib-olla on ikka päris suur vahe juba, et see 2 aastat selles vanuses. Kui sa vaatad, mis mujal maailmas, millal see ärakukkumine tänapäeval toimub, eks ole, võtame mingi LeBron Jamesi on võib-olla teine korvpalli Ronaldo, siis et tema muutus meeskonna number 1 tähest, number 2 tähest umbes 40-selt, et sel hetkel tuli see, said aru, okei, see mees ei suuda enam satsi vedada, et nüüd on ta see lõpuks ometi natukene on tagasi andnud, siis mul tunne, Ronaldol juhtus sama asi. Ma ütlen siis võrdluseks, et Hollandis, kui said 30, siis öeldi, et see on kõik läbi. Ajad on teised. Et Ronaldo, seal on vahest tulevad need mõned mängijad Sheringham, kes mängisidki 40 pluss, aga need on väga-väga üksikud tõesti, et ma olen sellega nõus, et mingist momendist... peatreener Roberto Martinez, paneme siis Andres Opperi Roberto Martinez sussidesse, sina oleks Ronaldo välja võtnud, oleks jullend. Siin on kaks erinevat asja, kas oleks õige tegu olnud või kas ma oleks julgenud, kui ma oleks Portugali treener. Igal juhul oled loll, et selles mõttes, et kui ei võida, oled loll, et kui jätad sisse, kuradi Martínez loll jättis sisse, võta välja ja oleks ta välja võtnud ja kaotanud siis, et loll mees, jätta Ronaldo sisse, ta on ju eluajaline otsustajad ära või igal juhul saad kinga. Aga nüüd ma mõtlen küll, et kui sa oled selle asja läbi teinud Ronaldo treenerina, et sa ei võtnud teda välja, kaotasid, sa saad kinga, ma arvan, järgmises kohas on ta kindlasti julgem nüüd see treener, et kuule, et ma kaotan nüüd enda asjade pärast, et aga kuidas sa võtad Ronaldo välja, et seal võib-olla oleks päris hea mahaistumine vaja olnud teha mängijaga ja öelda, kuule, et ma ei tea, ma annan sul 60 minutit või ma ei tea, et anna endast kõik või tuled vastupidi, et müüd talle maha selle, et sa tuled sisse ja teed siis selle muutuse. Aga kas seal üldse, huvitav teada, kas seal üldse on nagu sükest nagu varianti läbi rääkida või seal ongi tegelikult ju kõik nagu selles mõttes nagu paigas, et kui ta on koond, siis ta mängib ja nii ongi. Kas mitte see eelmine treener juba ei üritanud mingit natuke seal manageerida? Minu meelest see viimane pressikonverents, mis Ronaldo andis enne mängu, viimase pressikonverentsil, kus ta vaatas natuke tagasi oma karjäärile, eks ta natuke aimas, et see on võib-olla ta viimane mäng. Siis mul sealt ei mulje, et ta saabki aru, et ta on vana ja et ta enam ei ole see mees, kes lööb 7 väravat, ma olen 3 ja see on tegelikult ka hästi ja et ma ei tee seda mitte, et mul on kõik elus olemas, ma olen saanud elus nii palju rohkem, kui ma olen tahtnud, et see on uskumatu, ma olen saanud ja ma ei mängi siin sellepärast, et raha pärast ma ei mängi mitte millegi pärast, jalgpall on minu kirg, see on asi, mida ma tahan teha, ma naudin teha, et ma teen seda nii kaua, kuni saada, super sissevaade vennalt, kes muidu on selline natuke loll tundub oma jutu poolest. Egoistlik nagu.
tõesti, et ma arvan, et sellest ei mulje, et tegelikult ma arvan, ta võib-olla selle alla Neeland. Suurim pettumus turniiril, kui me veel räägime, siis Portugal keskväli. Paberil me ei jõudnud ära kiita, et Neves, maailma parim, et Neves, Vitinha, Fernandes, kolmik, Cartoon Network on igasse mängu sisse kirjutatud. Ja ei olnud ja äärtel, eks ole, otsid, et seekord alustas isand Felix, on ju, kes enne ei otsinud, et need ääred nagu, see Neto ja Felix, olid kehvad, eks ole, need ülejäänud, kes seal Leod, asjad, Leo peaks tead olema, võib-olla see kiire mees seal võiks vähemalt olla, aga ta kuidagi mul see Joao Felix iseenesest nagu meeldis, ta üritas ja tahtis, aga ka nagu ei õnnestunud, et ei olnud sellist rütmi võib-olla. Ta on ka rohkem tehtud omadus playmaker või selline, ta ei ole siuke ju äär, kes seal ette võtab üle jookseb. Seda mitte, jah. Ja ma ütlen, isand Rafael Leo, tema siis saldo Milanis oli sel ajal 9 väravat 3 sööta, ei olnud nagu suured numbrid. Ta nagu, need paar aastat tagasi ootused temaga seoses nagu päris suured, et ta ei ole kindlasti neid ootusi nagu õigustanud. No igatahes Hispaania edasi eladu, üks suur soosik siis, kes ei vedanud alt. Lähme siis, räägime siis veerandfinaalid hiljem, lähme teise õhtumängu juurde. Loomulikult, kuradi USA said selle Baloguni ja nüüd sellega jõuavad kaugele. Ja võta näpust, et siin oli küll, mis siis juhtus, Charles de Ketelaere 9. minutil viis Belgia ette, Malik Tillman, väga hea nimi, kiidan, 31 viigistas ja siis peale seda Belgia lõi 3, ehk siis autoriteks järjepanu de Ketelaere, Vanaken ja kuulus Romelu Lukaku elab veel. Tal oli ka mingi 3 mängu, 3 peal, 3 väravat, mingi ulme statistika nagu. Et seal me vist alustame siis sellest, et tee Ketelaere mäng, et 2 väravat, 1 sööt, mis ta on siis, millal ta välja võeti 27 minutiga, et seal, ma arvan, oli inimesi, ma eeldan, et Lukaku peab alustama, eks ole, ta toob sinna seda keha ja kogemusi ja tõtta. Et taaskord, kas me peame tunnistama, et see Andres Ooper, et Rudi Garcia midagi annab küll? Ei, ma mingi paar mängu tagasi vaatasin, et tegelikult on ta palju parem, kui ta on siiani näidanud ja nüüd ta lõpuks sai siis selle korgi pealt, ütleme niimoodi, et väga ilusad väravad või hästi tehtud Belgia poolt. Samas ka see Ketelaere, temast on ju palju oodatud, aga ta on ikkagi läinud nii klubi jalgpallis ka ikkagi pigem nagu altsiimaani, ta ei ole seda nii-öelda ka haipi nagu... Atalantas eelmisel hooajal lausa 3 väravat ja ta ei olnud teda mingi väike osa mängudest tulid võib-olla äärel ja tagapoole, ta on õikene ründajana, et heas mõttes kohutav, eks ole, et see on käinud nagu läinud täitsa alla. Positiivne. Et ma ütlen, et ta siin põhimõtteliselt laias laastus selle mängus oli sama palju väravat kui klubi hooajal. No põhimõtteliselt küll, ta ikkagi tegi nagu oma viimase aasta ilmselt parima mängu just selles mõttes koondis mõttes õigel hetkel, et see, et Belgia 8 sekka jõudis, ütleme, MM-i-eelsega arvest pigem nagu üllatus ikkagi, et see, et nad olid ju samamoodi nagu nüüd varsti oma Argentiina, nad olid ju ka samamoodi Senegali vastu tegelikult täiesti nagu ju käpul juba, et seal oli kõik tehtud ja Senegal suutis ise enda selle augu kaevata seal ja välja langed ja nüüd siis USA vastu kõik arvast ikka, USA on kodus võimalus ja tuleb ja sõidab üle sest Belgiast. Aga... Ma arvan see trumpkaart, mis võeti nende vastu, see motiveeris nad nii üle kui üle, et see õnneks väljakul viidi see kõik ellu ka. Palli valdas, teeme mängu, palli valdas Belgia rohkem, USA natuke rohkem ja XG kõige olulisem asi maailmas, loomulikult 2,01 Belgial ja USA-l 0,63 ehk 4 väravat oli natuke liig mängupildi ja võimaluste pealt, aga selles mõttes, et ikkagi võimalusi nii palju. No see 3. värav, see mida USA ise ehitas, see oli ikka... Ei oleme ausalt, seal minust 3 väravat ehitati ise. Aga just see, mis oli, sa oled 2-1, on ju, sul on oluline moment mängus ja siis ma ei tea, mida see väravat mõtles just, et päris kahju niimoodi, jah. Mis see Belgia teeb siis heaks? Et seekord, eks sulle Tokuvu tuli vahetusest, Seelemäkers vahetusest, Lukaku vahetusest, et võib-olla mehed, ma ei tea, kas eeldati, et alustavad, aga sellised võimalikud need mehed, kes võiks ju seda mängu teha ja aga selle asemel, eks ole siis, mis teil on, Trossard, Luke Bacchio, Tielemans on siis ründe tagunkolmik. Et ütlen, kui 4 väravat meeskond lööb, siis me peame sinna otsa vaatama, et äge. Seal on tegelikult ju seda nii-öelda
hea küll, neil ei ole enam selliseid kaliibriga staare nagu kunagi olid, hea küll De Bruyne ja Lukaku mängid, aga nad ei ole enam need mehed on ju. Ja aga samas see ikkagi see keskmine tase või keskmine klass on ju seal belglastel olemas. Ja samas kui vaadata need USA koondise mängijaid, ega need üks-ühele tegelikult ei ole ju paremad kui need belglased. Pigem üks-ühele isegi need belglased on nagu üle, aga samas lihtsalt see kuidagi see ameeriklaste kooslus tundus sel MM-il nagu hea, et Pochettino nagu oli selle käima saanud ja Belgia puhul oligi, tundus, et nad natuke nagu selles vanas ajas veel kinni, et nad mõtlevad, et on nagu jube head, aga samas ei tule nii hästi enam välja, et see kuidagi hästi positiivne tuju Belgial on see Luke Bacchio. Nii palju tahab ette võtta, ta natukene nagu rikka mehe kes see Floras nüüd mängi, mul on aju Alama, rikka mehe Alama must Alama, et see ma mõtlesin mingi võtab ikka MM-i Eesti jalgpalli meeles pidav, et selline alamaalik ettevõtmise tahe, et see, ma ütlen, et ta seal ikkagi karistas tegi ja möllas korralikult, et selles mõttes ei päris äge oli jah, vaikus saalist. Selles mõttes teatud mõttes oli üllatus, aga samas võib-olla kui ma ütlesin ka, et kui mehi üks-ühele võrreldes tegelikult Belgia isegi võib võib-olla see resultaat 4-1 oli natukene palju, et selles mõttes mängupilt päris nii ei olnud, aga kui me vaatame, kus see murekoht hakkab, eks ole väravat, Matt Freese, New York City FC, okei. Keskaisja Richards, Crystal Palace, see on mingi Inglismaa meeskond vist on. Ja siis on eiga, tubli. Tim Ream, vanus 38 aastat. Ja Charlotte FC. Et see mõttes, et kui sa vaatad seda triot, vaatad, kuidas need väravad tulid, kelle pealt tulid, ja vaatad nende CV-d, vaatad seda, siis ütleme nii, et ei ole üllatus, et see USA, ma räägin, USA on mõnus haibimaa, vaata, let's go maailmameistrid, let's go, vaata. Aga ei, vaata. Et USA lõpuks läks nagu, ütleme, et kui sa paned mehed kõrvuti, siis tegelikult oli aus tulemas. Ei, selles mõttes küll, jah. Lihtsalt kuidagi nii, et Belgia oli pigem kehvasti mänginud sel turniiril. See, et nad Uus-Meremaale 5 tagusid, see nüüd ei olnud, ma arvan, nüüd suur näite, et selle pealt nüüd oodata midagi head, et jah, nad ei ole selles mõttes oma ka seda keskmisest veidike madalamat potentsiaali tegelikult välja mänginud sel turniiril nüüd kuni selle mänguni, jah. Belgia puhul siis võime vastupidi rääkida, et ainus nullimäng on vist Iraani vastu. Et põhimõtteliselt kõik löövad vähemalt üks, et see et kuskil peaks ikkagi mõni tugevam vastane vist ikkagi karistab ära, et sa igal ühele 4 raupa ja 3 raupa ei löö. Et selles mõttes kuidagi raske on näha, et Belgia siin kaudele jõuab või väga palju veel mängib, aga kui sul on Hispaania vastas, kes pole üldse lasknud lüüa endale, siis et huvitav vastasseis. Teeme siis, lähme et ega seal, ma ei tea, kas USA-Belgia mängust on veel mingeid märkusi, et Pochettino päris, USA-des päris nii mängima ei saanud, nagu ta oleks tahtnud, mul on tunne, aga eks see materjal pani oma piiranud ja Belgia on põnev. Seal ongi, USA puhul on ka see, et tegelikult ju need mingid mängijad, kelle puhul võib-olla siin 3-4 aastat tagasi oodati nagu palju rohkem, et kas sama see Pulisic on ja et kui ta sama Dortmundist tuli ja Chelsea's läks siis nagu, kas Chelsea esimene hooaeg, kus ta isegi valiti ju midagi võistkonna parimaks või midagi sihukast, et ta oli ikkagi aga siis toodi ju mehi kogu aeg juurde enne ja siis Pulisic seal tähtsus vähenes ja ei ole nagu nii-öelda päris seda kõrgust saavutanud ja USA koondis on veel tegelikult neid mehi, kellelt seal mingi aeg tagasi oodati palju rohkemat. Et nii-öelda see on jah, kui 4 aastat tagasi arvati, et see kodune MM tuleb ja nüüd tuleme oleme, siis ütleme, mehed siin klubides ka ikkagi ei vedanud niimoodi välja, nagu seal pool loodeti jah. Argentiina Egiptus, kuidas mängu käik oli, siis alustame. Egiptus 15. Yasser Ibrahim 1-0, 20. minutil Mustafa Zico 2-0, enne sinna vahele jäi vist see väravet ka, jäi vist sinna rulli vahele. No, et ei ole, me Atsiga olime toimetuses, vaatasime seda, no ja loomulikult me kohe tsiteerisime ühte kuulsat Eesti veest, et come on you! Argentiina väljas, let's go Egiptus! Võta sinna vahele, sa võid selle ka panna, et Messi oli pennalt ära. Messi oli pennalt ära, õige, ja annasin come on you, oli enne aeg rõõmupursatus, sest et Romero 79. minutil sinna andis söödu Messi, 83. minutil Messi lõi siis ühe ise ja lisaaida ei tulnud, sest et Enzo Fernandez 90+1 skooris. Egiptlased loomulikult väga pahased erinevate episoodide peale. No peamiselt 2, jah.
peamiselt 2 episoodi peale, aitäh selle ülitähtsa täpsustuse ja mõttelenda sassi jäämise kogu mäng ei teil. Aga XG, oluline asi, Argentiina 2,8 ja Egiptus 0,89 ehk siis Argentiina võit olukordade pealt oli teenitud, aga Andres Opper, miks Egiptus mängis maha 2-0 eduseisu, mis ta on siis? No ütleme niimoodi, kindlasti see mis löödi 2-0, aga mis võeti ära, kindlasti selline asi võib frustreerida sind. Aga nad ikkagi pärast seda lõid selle 2-0, et ütleme Argentiina, Messi ei löönud ära, siis Alvarez lõi seal natuke liiga vähile pihta, et oleks võinud nurk ära, et seal oli ka Argentiinal võimalusi ja ei olnud nii, et ma ei tea, kuidagi, et Argentiina ei loobunud tähendab mängimast, ütleme niimoodi, ja see, kuidas Argentiina vastu see Egiptus seal all istus, ootas, see oli tegelikult valus vaadata Argentiina fännina, ütlen ausalt, et kellegi teise vastu ma ei ole näinud niimoodi, kuidas meeskonnad istuvad kaitses ja mida Argentiina nüüd lahti peab harutama hakkama seda kaitset, et aga Egiptus tegi ja nõelas väga teravalt, väga osavalt, väga hästi tegelikult, et selles mõttes ma saan nende frustratsioonist aru, et mingid asjad võeti ära, mingid asjad läksid nende vastu, kuigi lõpus hakkad mõtlema, kas läksid nende vastu, et päris see viga oli ju viga, varba peale astumine, sisse lendamine, see oli viga. Loomulikult see, mis seal 16 kasti nurgas enne 3-2 vist oli, on ju, see, kas seal oli väga palju sellele tähelepanu muidugi ei pööratud. Ei, neid tiplase, ma arvan, tiplus muust ei räägi. Jah, täpselt. Mis seal juhtus 2 asja, eks ole, põhimõtteliselt, et üks oli see, et Salahi vastu justkui tehti viga, eks ole, et selline Varvas jäi kinni, Varvas jäi just jala taha kinni. Palli, et see oleks ikkagi, jah. Et selline, ma arvan, minu puhas kõhutunne, et oleks see juhtunud rastist väljapool, siis oleks Argentiina vära võetud. Ma olen ka selle peale. Penaltit on päris karm anda. Et kui sa teed otsuse, et see oli viga, ma ei tea, penalti viga, väga keeruline on seda pendlast ja seal oli mingi kastis rebimine ka, kus mingi vend tutvus, aga nii Salah kui see, ma arvan, see teine mees oli Fati äkki, ma ei mäleta, mõlemad ikka tutvusid nii võltsid. See on minu, kui ma rahvliigatel mängisin, siis mina tutvusin kordadel samamoodi ja Eesti kohtunikud ei anna teestlemise ära, jumast närve jääb, anna nendest parimaid teeselda ja ei anta, isegi rahvliiga tasemel ei õnne, et ma räägin, kohtunike õudsed Eesti saate, et pulligi asjad teha. Aga olen nõus, ma mõtlesin täpselt samale asjale, kui see oleks kastist välja on, siis võib-olla oleks see viga antud, loomulikult Argentiina fännina aitäh, ei antud midagi, ei tõmmatud tagasi. Aga samas mõte oli, kui see Romero ära lõi, siis ma olin kindel, et tähendab lisaaeg tuleb. Ma olin ka, teine lüüakse kindlasti ära, see kuidagi see emotsioon oli nagu nii suur, et sealt nagu oli, see näha, et see laviiniga tullakse ja lihtsalt üks, kuskilt ikka leitakse. Kusjuures ma peaks möönma, et ma nüüd vaatasin, just võtsin välja palju Argentiina viimased peale seda, kui Egiptus läks 2-0 ette, et kui kõva see surve on, see on siis viimased 20+ minutit, siis tegelikult selle ajaga peale löögid Argentiinale 72 palli valdamine, 65%, mida ma öelda tahan, nagu ei surutud täiesti ära, mina eeldaks, et pealelöögid on 10+ viimase 2 minutiga ja need palli valdam 80, et sa surudki selle Egiptuse nii ära. Et see Egiptus oli nagu tubli, aga sina võid siis, Andres, öelda, kas minu lemmiktreener Kairis landas välja, Hassan Hussein, kas Egiptus oleks veel rohkem ära vajuda, et natuke võib-olla jäädi uljaks, et mingites olukorras pole vaja seal kolmandat lüüa, et raske öelda, miks, sellepärast, et see ka ju töötas, need vasturünnakud, vastukäigud, need ju töötasid, ei, ma arvan, et sa ei saa rohkem ära vajuda enam, et seal oli raske rohkem ära vajuda, et mina usun, et see nüüd oli viimast korda, kui Argentiina vastu nii ära vajutakse, vast nüüd veerandfinaalist alates ikkagi tahab teine sats ka vast rohkem mängida, Šveits enam nii alla vast ei vaju. Ja Šveitsil ma ei näe selliseid vasturünnaku võimalusi, nagu mis Egiptus näitas. Ma seda ei näe Šveitsi poolt. Ja Messi mulle meeldis. Messi, me nägime neid triblinguid asju, palju ühelt poolt jooks, teiselt poolt. See oli nagu ebareaalne. Aga oli ju, kahju, et sellele Martinesele pea peale, vaata, see tribling oli super, tuli oma
väravaga tagasi, et ta ei visanud seda tõesti püssi põõsasse, et pärast pennalt, et tuju ära, ei olnud tuju ära ja kõik ikkagi võitlesid edasi, aga ma olen ka sinuga nõus, et see ei olnud nagu nii meeletu surve. Sama sellele, see, et nad ju tihtipeale on see lõpus see surve, siis hakatakse ju ma ei tea, kangelaseks saama, et kes paneb seal 3-5 pealt peale ja siuksed nagu lollusi Argentiina nagu ei teinud, et pigem ikkagi ju otsisid, nad mängisid neid rünnakuid kuidagi nagu loogiliselt lõpuni, et ei näinud siukseks lahmimiseks. Hästi palju on et see kiirelt ette, kohe toetus järgi jälle siis need pisikesed seinapassid, et see kuidas nad mängivad, hea vaadata. Argentiina, naljaks on Argentiina, et sulle see teenid on ikka juba lihtne. Ikka ei ole, keskväli, selles mõttes Paredes, De Paul, Torrent justkui mehed, eks ole, ei ole veenvad, see McAllister ei ole nagu veenev, eks ole, et jah, minu arust on, et võtad selle Messi sealt ära, tuleb Eesti koondis karjeeritakse, järve lähe hulluks, aga see... Ja kui sa võrdled, on ju näiteks võrdled Portugali keskväljaga või kui üks ühele hakkaks mängijad võrdle, siis ei ole ju paremad. Kui Messit ei oleks, siis ma võib-olla ütleks, et Šveitsi vastu, et ma ei tea, kui on soosik. See Messi roll kuidagi on see nii suur. Või ma liialdan. Tegelikult ju mehed on ju head, samas kui Enzo Fernandez on 100+ miljoni mees ja hea küll McAllisteri see klubihooaega ei olnud kõige parem on ju ka. Aga muidugi jah, Paredes, De Paul, need on ikkagi pigem ju mehed, kelle parim enne on nagu kindlasti möödas juba, et seal ei ole selles mõttes midagi vaielda. Aga samas ju kaitses on neil head mehed ja ees seal, kas on Alvarez või Lautaro Martinez või kõik on tegelikult ju... See on naljaks, ma ei tea, et kas see on Messi efekt, kas Messi hoiab seda meeskonda tagasi. Lautaro Martinez, muidu jumalast geniaalne mängija, eks ole. Ja panete seal Messi kõrval ei toimi. Ja see Alvarez, eks ole, ma ei tea, meistrite liigas 10 värat, eks ole, tal polnud parem klubi hooaja, ja paned sinna kõrval, peidus, eks ole. Kurat, natuke jopanud ka, ma ütlen eile, et see Alvarez löök seal liiga lähedal väravahile, et oleks vähe kõvemini löönud, oleks sama nagu see esimene värav, et seal lööd rammid selle palli sisse, et seekord läks, näed, nii väravat seivis hästi, et seal, ma ei tea jah, et Messi tõmbab selle tähelepanu tähes tahtmata enda peale, aga ta mängib ka need mängijad seal teised ka löögile, et ei ole ju nii. Samad lõpuks neile 8 seas ikkagi ja jah, keegi ei öelnudki, et peab olema lihtne. Ilma draamata olekski igav vaadata. Selles muidugi ta emotsiooni pakkus nagu ikka kõva, et kelles nagu eriti, kes veel nagu fännid on, neile pakkus eriti kõva. Meil oli ka selline natukene ühisvaatamine, seal läksid ikka, loomad tulid välja, et see oli päris tore näha, kes kelle poolt oli, kes oli Argentiina vastu, kes poolt ei, see oli väga hea vaatamine meil. Ja siis, eks ole, loomulikult, ma ütlesin, ma Kolumbiat, sellised jalgpallispetsialistid, Madis Kalt ütlesin, Kolumbia, see on mega, et hoidku tinni, see on poolfinaalid, enam paremat ilusat meeskonda, midagi vägevamat kui Kolumbia pole olemas, tsiteerin siin Madis Kallet, kes hoidu ja see keerutab tuleb, et Kolumbia muud ei kuuleks, ma mõtlesin, jah, Madis Kallet on ju tark mees, on ja et ooper samamoodi. Mina ei ole öelnud, võtan ära enda. Mina pole Kolumbiat näinud ja ma olin valmis, kui läksin välja, eks ole, võtsin Atsigi ka, vaata nüüd. See Kallet ütles, see on MM-i parim meeskond, vaata, must hobune, siit ta tuleb. Ja vaata seda mängu ja 120 minutit 0-0. XG. Ütle XG-d ja ma tahaks seda, et... Kolumbial oli lausa 1,09. Ei, see tuli pärast, see tuli selle lisa ajal. Ja 120 minutit 90 minutit, see oli mingi 0,3, 0,4 oli. Seal oli teisel poolel oli vist 2 peale 0,7. Oli 0,3 ja 0,4 oli, ma vaatasin ja hoidsin peast. Belgial jäi siis lõpuks XG 0,39 ehk nad ei loonudki midagi. Aga penaltiseeria võitis Šveits. Võitis siis numbrikas 4-3 Šveitsi võit. Keskkaitsed ülenud sisse. Ja see oli. Ma mõtlesin kohe, kui Akanji üle lõi, või ennem seda lõi see Sanchez, siis ma mõtlesin Eigo sinu peale. See nagu oli Austraalias ka, oli 2 keskkaitset rammusid üle jälle seal. Et sa ei tohi panna keskkaitset pennud. Jumal küll, ma ei saa aru. Kui sa pole just Sergio Ramos. Jah, okei. Aga ma ei saa aru, see keskkaitset, kuidas saab olla, vaata, kuidas sul on mehed, kes saavad palka selle eest, et nad löövad palle sisse ja see on mehed, kes saavad sellest palli või palka, et nad löövad palli minema, eks ole. Nad ei ole osavad. See mõttes, et Raio Piiro ei olnud keskkaitse selle pärast, et ta jube hea jalad oleks ja paneb penalt risti, vaid ta ikkagi võitluse eest. Ja samas Sanchez ei saa palka sellest, et ta oleks mingi jõhtralt mõnus hea jalad. Vaata, et seal on ju sisse kirjutatud see nagu võib petri minna ja läks. Aga ma ei tea, et see
raske on sellist mängu hinnata, ma pean möönma, et ma vaatasin muidugi väljas, vaatasin sellist mööndustega, ma nüüd süvaanalüüsi ei teinud. Ats segas vaatamist, jah. Ats ikka tahtis korrada mingit korvpallist rääkida, räägivad korvpallist, ma ütlesin, Ats, vaata nüüd, Kolumbia, vaata seda ilu, vaata. Ei rääkinud pehmeks Ats, jah? Ei rääkinud, jah. Seal jah, iluga ei olnud mitte midagi pistmist, et see oli tõesti värvi kuivamine, et kaitses oldi tublid ja canceldati 11 välja, et ei jõutudki nagu võimalusteni, ütleme ausalt. See nagu oli, et paar tundus, et äkki nüüd Luis Diaz saab jooksu, äkki saab jooksu. Et ta on küll siga kiire, mingi, et nagu läheb ikka ja nagu midagi. Võib-olla oleks midagi sellist, kui nad oleksid jõudnud juba kasti, et seal see teravus, et kuidagi saad pennu, keegi paneb varba vahele kogemata või ta jõuab, tema jõuab varbaga ennem selle pallile vahele ja midagi siis, aga jah, seal ümber kasti, see jäi ümmarguseks jäi see asi. Miks jäi ümmarguseks, et räägi siis, mis läks valesti Kolumbial? Seal, mis ka on palju räägitud, et Jamesin on teinud mingid paar head mängu, kes peaks seda palli kuidagi seal ohtlikesse tsoonidesse viima ja ise ka seal olukord tekitama, et ta ikkagi ütleme, et ta on viimast lastel vähe mänginud ja ka siin ikkagi toodi välja, et ta ikkagi väsis ära, selle tunniga ikkagi tal on nagu see kett suht maas ja sealt ei tule nagu ja siis kuulus Luis Suarez, mitte Uruguay Luis Suarez, vaid teine Luis Suarez on ju. Vähem kuulus Luis Suarez. Et ta ka ikkagi, ta ei ole ikkagi nagu päris see tipp mees on ju, et seal et väga palju tähelepanu vastastel läheb ikkagi Diase peale. Kui teda ikkagi suudetakse ohjeldada, siis teised mehed ei tekita ise nii palju nagu, jah. Üks moment jäigi meelde, kus oli vastu rünnakule ja see James ei läinudki, ta tuli vaikselt sörkis järgi, et ei olnud nii, et ta oleks ka läinud, andnud selle teravuse sinna ettepoole, et kas ta nüüd ei jaksanud või... See vana veist kiusad see. On ju, et täpselt nagu sa ütled, et Dias oli üks see, kes tahtis ja võib-olla Suarez ka natuke, aga jah, teised juba jäid kaugemale. Diast nagu, teed ju ka samamoodi, kui siin räägitakse, et kus võistkonnas keda otsitakse, et ega ju Kolumbia ka, seda Diast otsis väga palju tegelikult. Ja lõpuks ta lõigi turniiri ühe värava ja sööt oli 0 või mingi sükka statistik teha puhul, et iga kui sa, tema on tegelikult ikkagi ka ju ikkagi põhimõtteliselt A-kategooria staar, on, et kui ta Bayernis seal oli see ja Keiniga koos kogu seda asja veab, et ta on ikkagi, ta on selles võistkonnas see mängija, kes peaks võtma ja tegema ja ta tegelikult kokkuvõttes ei suutnud olla MM-il päris see mängija, et kõik see nii-öelda see kaitsepool ja seal on Kolumbial häid mehi ja see, et suudab nagu ära hoida, aga ütleme, ees ei puudu ikkagi, jah. Šveits, võtame siis viimased aastad, 2014 MM-il 16 parema seas, 2016 EM 16 parema seas, 2018 MM 16 parema seas, 2020 EM veerandfinaalis, 2022 MM 16 parema seas, 2024 EM veerandfinaalis ja nüüd 2026 MM veerandfinaalis. Haige stabiilsus. Et ma arvan, ta on ilma näljata, ta on suurem jalgpalliriik kui Saksamaa. Viimasel ajal küll. Aga ma ütlen, et meil olid ju need justki see üks vanem põlvkond, eks ole, need kuulsad Shakirid nagu kadusid ära, Saka, mis asi, 33, Freuler 34, keskkaitsed... Seferovitš oli kunagi hea mees selle ees, kas ära? Šapuisa, see oli mees. Oval ajal jutud. Keskkaitsed, eks ole, Vidmer, eks ole, Suhas seal 33, Rodriguez 33, tegelikult on selline, ma ütlen, selline Andres Ooper jääliste sats, jaksab. Aitäh selle, võta vastu. Et jah, et selles mõttes huvitav, et Belgia, Šveits nagu ei ole veenevalt, aga see masinavärk on nagu selline huvitav, et tegelikult, kui sa hakkad neid klubisid vaatama, tegelikult on ju mehed tulevad päris okteidest klubidest, eks ole, sul on kõik on kas Saksamaa kõrgliigast või siis Atlanti, eks ole, Inter Milan, Saka ja nende mehe kvaliteet on teada, ründajad seal natuke võib-olla ei ole olnud nii säravad nagu võiks, aga samas on valikut, et kui variant A, B ja C ei toimi, siis tuuakse see D, F ja D-di nagu kellegi võiks olla ikka hea päev. Et selles mõttes on huvitav, aga ma ei tea, et selles mõttes tore, aga mul Šveitsist mingit mega entusiasmi selle meeskond ei tekita. Ta on selline igav, ta on natuke õnne 13, et tore, et olemas on. Neutraalne. Seal ongi MM-il tegelikult on ju see Mansambi on siuke mees olnud, kes nagu on säranud neile, aga ta ju eile jäi ju trauma tõttu jäi kõrvale. Et tema on siuke kiire noor mees, kes
temast oleks abi olnud jah, et kindlasti. kes nagu on veidike seda särtsu toonud sellesse, nagu ütlesid, sinna vananevasse Šveitsi koondisse. Et praegu ka vist on veel teadmata, kas ta nagu saab Argentiina vastu mängida või mitte, et kindlasti oleks seda vaja, kui Šveits tahab mõelda ettepoole. Kui mõelda ettepoole ja mõelda sellele, et ikkagi püüda seda poolfinaal pääset, et aga jah, selles mõttes ma Leigoga nõus, et ta on siuke, peale vaatad siuke tuim tükk või mitte midagi ütleb, aga samas kui selle mehi ükshaaval võtad, tegelikult on head mehed ja see ongi, kõik on ju Euroopa tasemel ennast tõestanud ja mängivad normaalsetes klubides, aga just see distsipliin on seal võistkonnas olemas on ja Šaka seal ilmselt, kui keegi seal võib-olla midagi kobisema hakkaks, seal käib korra üle seal riietusruumis on ja kõik on jälle nagu ornung on ju, et no mina ei vähe tähtsustaks ka seda Murat Jatini tööd, et kuidagi jah, see meeskond... Keegi ütles ka, et see mingi Vogue'i ajakirja esikaelat, et kui stiilne mees, juuksed üle pea ja prillid ees. Ja selline natuke meenutab minust Madis Kalvetit. Mees hoolitseb enda. Madis Kalvet. Peaks käika videopildis vaata, siis ka võib arvata, et kõik lihtsalt vaataksid vaikides Madis Kalvetit. Raiuks ei saa. Kui sa Türki lähed, promotakse, kaamera pandakse. Kui sa Türki lähed, sa teeks ära, vaata, pikemalt juurde tagasi sellise kiharattaga, siis on täitsa Murat Jaakin, noor Jaakin. Oota, millest ma rääkisin? Igatahes. Aga no, et see kuidagi on paigas. Ma ütlen, et mulle see Saka Freuler paberil meil väga, et on ülikodenud keskvälja, et sulle sealt nagu sellised idiootsusi tuleb vähe, et asjad on trolli all. Elved ja Tanži keskkaitsepart, no põnev, et no midagi nagu on. Koobel oli vist üldse man of the match, et sul lõpuks väravat, et no jupid on olemas, aga mingi, ma ütlen, et samas, eks ole, lõpuks oli ees ründes oli Itten ja tema taga Amduni, ütle, mis klubidest on? Ei oska sul peast öelda. No vaat, mina ei tea. Werder. Et igas, mida ma öelda tahan, et Werder. On. No vaat, vahi, et mina näiteks ei teanud, et Cedric Itten on Düsseldorfi Fortuna ründe või siis, et ja Zeki Amduni on Burnley. Et minu jaoks sellised natuke tundmatumad mehed. No eks ma olen ka välismaa jalgpalliosas piisavalt tuhm, nagu on näidanud. Aga muidu, kiidame head, teeme siis kiire veerandfinaalid ettevaate ka. Prantsusmaa, Marokko, Madis Kallet, mitu autot pannakse Pariisis põlema. Vahet pole tulemusest hoolimata. Kas over-under ma pakuks 100 pool autot, kas alla või üles? Üle. Et selline põnev. Ükskõik, mis pidi see ei, seal on pildid ka levivad, et umbes see, et kui Marokko võidab, siis Eiffel põleb, kui Prants võidab, siis Eiffel põleb. Et selline huvitav mäng, kus saab Madis Kalvetil ja see sopa meedia saab ikkagi sisu kohe. Igal juhul Prantsusmaa, Marokko, kas te näete, kas keegi teist arvab, et Marokko võidab? Ma ei arva, et võidab, aga samas ma usun, et seal ikkagi Prantsusmaale tehakse päris korralik test ikka, et kui seal Paraguay nagu pani nad nii-öelda rohkem nagu tegi vaimselt proovile, et nad suudavad selle nii-öelda räpase mänguga nagu hakkama saada, siis ma arvan ka Marokko ikkagi mänguliselt pakub neile ikkagi päris hea väljakutse, et huvitav saab olema see, et mismoodi just Prantsusmaa selle Hakimi ääre siis nagu seal kinni võtab nagu, jah. Võtmeisik selles mängus on võib-olla isegi see Prantsusmaa vasakkaitse, kes iganes sinna pannakse, Dinje või see Hernandez on ju, et see nagu tundub olevat, jah, ma just ise mõtlesin ka, et kõige tähtsam võib-olla ongi see, et kui see Hakimil ja Dias on ka seal äärel, eks ole. Ma kuulasin ka, et seal oli, et Prantsusmaal ka arutatakse selle üle, et siis vastas äärel siin nii-öelda selleks ründavamaks ääreks panna, et kas panna Barcola või Toue, et mõlemad ju kõik PSG mehed on ju, Hakimi ka, et kes seal nii-öelda siis trennis seal Hakimi vastu parem hakkama saada, et kumb saab siis nagu mängu. Aga probleem ongi, kui Hakimi on sealt ära, et kes siis võtab selle koha üle, ütleme kaitses just, et seal prantslaste nii-öelda vasturünnakud on ka vaja kinni panna. Seal keskväli vajub päris hästi sinna Hakimi kohale, et see on nagu minust lahendatud. Marokko võib-olla peaks õppust võtma natuke sellest Paraguay mängust, et nad peavad, ma usun, et nad peavad ka ikka räpaseks muutuma, et midagi prantslaste vastu üldse korda saada. Samas nad pigem jälle nagu tehnilised mängijad, kas on nagu valmis selleks. Nad peavad veel karmid ka olema, ma ei näe neil võimalust prantslaste vastu, et kui sa lähed lihtsalt neid üle mängima, siis ma ei usu, et sa saad vastu prantslastele, et siin tuleb panna oma mäng teisele levelile. Ja Marokko puhul, eks ole, väga oluline, ma jään ikkagi selle juurde on
mis selle ründaja nimi Saibari, jah. Saibari tervis, võimalik tervis mitte. No see ilmselt, ma arvan, selgub ikka suht vahetult enne lõpuks, et aga tagareie puhul tundub kahtlane muidugi alati, jah. Mina näiteks, mina vaatasin hästi, ma ei tea, miks ma ütlesin, ma olen ikka olnud rahvaliigas treener, vaata, siis ma saan rääkida, ma ei tea, mine seal, las need treenerid räägivad omavahel. mina võib-olla nii kardaks seda Maroko paremat äärt, arvestades seal on, et mina isegi Prantsusmaa ei imestaks, ma tean, et Deschamps ei teeb seda, mina ei imestakski sinna lähebki mingi ülikaitsemees, et pole nii Barcola ega Toue, vaid ma ei usu, No selleks mina olen selline ikka pattiva jalgpalli suur entusiast, vaata, jah. Deschamps on nii rahulik, et selle mängime välja ja see koht on hoopis vaba ründamiseks. Ehk siis me ennustame 2-1 Prantsusmaale. Kõlaks nagu väga loogiline tulemus, nagu et Maroko ikka korra suudab ära nõelata, aga ma kirjutaks ka sellele alla. See ründeliin on lihtsalt seal nii kõva, et nad... Ime oleks see, et nad ei löö väravat või midagi. See tõesti, see teeme 0-0 ja selleks on üllatus nagu, jah. Ja no ei olnud ausalt ka Diop. Me rääkisime, et väga huvitav pikk see mees on. 1.96 ainult. Diop versus, ma ei tea, võta sealt mõni see väiksem. Diop, ma ei näe, kuidas ta mingi Dembelel või Mbappel. Nad on teinud läbi MM-i ja oli see, et nad on teinud mingi sellised liigutused, nagu nad on nagu suutnud ka maailma tippkaitsjad kohvile viia. Nüüd ütleb see Diop, kes on äge, ma lemmikmängija see, aga ma ei näe, et see suudaks jaldel püsida. Ma ei näe, et Marokole... No ta ei saa kokku nendega. Jootaks mööda, jah. Et see on jah huvitav. Hispaania-Belgia... No see on ikka 2-0 mäng, ma ütleks, Hispaaniale. Et seal kuidagi selline... Ma arvan siin jah, selle Belgia teekond kahjuks lõpeb. No jah, seal ei näe nagu seda varianti, et seal kuidagi vastu saaks, et ikkagi see Hispaania kaitse, ma arvan, Lukaku on piisavalt aeg nende jaoks ja ma arvan, Keteleere... Ma küsin niipidi, et kui ma tulen tulevikust, ütlen, Belgia võitis mängu, mis siis juhtus, mis sa arvad? Mis on see Belgia ainus viis, kuidas seda... Ma arvan, seal Hispaania kaitse peab käkkima seal mingid olukorrad nagu ära, et seal nad peavad ise nagu ikka alt minema. Ma sellesse ma ei usu, et Belgia tuleb ja nad üle mängib, et seal... Cartoon Networki käima. No ei tõmba. Ja Doku ei ole veenev, et kes võiks nagu midagi väga teha seal. Trossard, ma ei tea ka, kas suudab, kui ründe poolele minna või siis Tielemans seal. Või seal ongi täpselt see, et ma ei tea, mingi Rodri saab teisel minutil punase läheb nagu asi nagu lappesse seal võib-olla. Aga see paberil see Porru versus iganes Trossard ei näe koht, kus võiks või teisel äärel, vist ei tundu. Kukurella versus Doku, ma ei kujuta ette, päris huvitav paar tuleb. Aga nagu ei ole vist ühtegi kohta, kus ütleks, et Belgia on nagu võrdne või parem, et see igal pool on nagu väike eelis Hispaanial, jah, pigem nad on ikkagi, jah, täpselt see ongi, et me oleme siin Jamalil ennemist rääkisime, et ta ei ole nagu olnud sel tasemel. Samas võib-olla on see, et mida rohkem ta neid mänge ja minutit alla saab, võib-olla ta ongi, tõusebki lõpuks nagu vormi ka veel. Et siis läheb nagu eriti raskeks hispaanlaste vastu. Järgmine paar võib-olla eeldatavasti oodatud mäng siin mail, võib-olla kogu maailmas mitte, ikka siin mail. Meie kandis ikka ingliskeelses keskkonnas. Ma arvan, prantsuskeelses ja kultuuriruumis on... Ei, no muidugi. Kas Pariis põleb või kui pikalt ta põleb? Hispaanias on võib-olla Hispaania, Argentiina vennud, ma arvan, ingliskeelses kultuuriruumis, Norra, viikingid. Haaland hirmus. See ei ole paha. Ma mõtlesin, et ma järgkord blogides ma panen Haaland hirmus, hakkame seda viljelema viimane aeg, et Haaland hirmus, see tuleb hästi. Versus siis... Harry hirmus, jah. Ei, ta on ikka Inglismaa Chris Killing Harry Kane, vaata, et ilma hääleta lihtsalt killub. Mis on... Või keegi arvab siit, et Norra võidab või? Ma isegi arvan, et võidab. Mul on see, kuidagi täna lugesin mingeid, see on jälle muidugi see Inglise meedia nagu Veigo ütles, et seal norrakatel on seal midagi kas 2 meest on mingi gripis, et mingi haigus. Mingi hea seda Solbakken kuskil ütles, jah, et Solbakken ise ka seal, kus pressikud kõhis palju ja see väheks haiglane, et kui seal nüüd nagu mingi tervisega meestel pahasti on, siis on jama muidugi. Need mehed, kellest räägitakse on, loen siin kiiresti tegin Ilda lehti pistefia, et need mehed on siis Jörgen Strand-Larsen ja Markus Holmgren Pedersen, et ei ole päris... No Larsen on jääd nagu nii penaltile mööda, et seal pole vaja lasta. Et õnneks ei ole nagu esimene suurusjärg. No peaasi, et neid ei lasta teistega kokku. Kuidas nagu neid seal eraldatakse, kuidas sellega, et
aga pigem mina usun küll Norrasse selles nagu vastasseisus, et ma arvan, et Haaland võib hirmutada neid Inglise kaitsed juba ette ära küll, aga ma kardan, et selle Norra enda kaitse võib-olla ei pea vastu Keinile ja kes on võtmemängija? Inglis on parem kaitse, kes igast mängib. Ikka Keine Bellingami praegu, Keine Bellingami duo on kindlasti praegu väga nii-öelda surma, mis oli 11-10 on nemad löönud või, järsku oli või selline statistika. Et see on kindlasti, millega Norra võib hätta jääda, et ma muid nagu neid, see Andersoni seal keskväele ma niimoodi isegi esile võib-olla ei tooks, aga loomulikult Norral on Arsenali see Ödegaard on ju ja siis Norra ründeliin on tegelikult päris hea, mulle see Nusa meeldib, Bob meeldib, isegi Sorloft on ju, et see Selderuppa ka veel on ju, nad saavad vahetada on ju seal ja neil on nagu mängimisruumi on seal. Aga just see Norra kaitse versus Inglise rünnak, võt siin on jama, et inglased kaitsta oskavad, ka Haaland lööb ühe ikka ära, seda ma usun. Et jah, kas nüüd suudaks selle Inglismaa nulli peal hoida, võt seda ma ei tea. Küsimus on, kas Stones on parem kaitses või mitte, ei või? Ja võt see ongi, ja ma loodan, et seal ei tule mingi trumpkaarti, et see punane canceldatakse nüüd. Aga ma ütlen, et seal et Norra keskkaitsjate kodurklubid Ayer on siis Brentford ja Hegemon Bologna. See midagi näitab nende meeste kohta, et nad on suurliigade kehvikute mehed. Aga suurliiga kehvik tähendab seda, et nad saavad kaitset palju praktikat võtta. Ja see on teistpidi on ju hea. Kas väravaht on hea, kui ta saab rohkem lööke või on ju... See väravaht kahjuks vaatas pingit rohkem see hooaeg, aga Brasiilia vastu tegi hea mängu, et ilmselt on nagu vanameister on vormis. Peasi, et nüüd liiga eufooriasse ei tõustud selle viimase asjaga ära, et ma usun ka, et Solbakken suudab seda teha, et vaja annab puhkust, vaja motiveerib, et pigem ma arvan nende puhul on juba see, et nad on juba tegelikult ju ikkagi ootusi selles mõttes ületanud juba, et neil nagu seda pinget tegelikult ju enam peal ei ole, et inglastel on ikkagi see ju, ma ei tea, see kodumeedia ja kogu see surve on ju suurem peal. Norrakad nüüd kaotavad, ega neil ei juhtu midagi, nemad on nagunii hea turniiri teinud, kodus võttes on nagunii, ma ei tea, seal kuskil Oslo Raekoja platsil vastu ja kõik on sangarid ja kangelased on ja sangalised. Et see veerandfinaali jõudmine on tegelikult Norra jaoks juba, ta on juba ajalooliselt parim tulemus ja igat pidi seal on juba pidu nagunii. Aga ütleme, välismaa treeneriga sa ei jõua kaugele, võtta on ju. Õige. Heal juhul finaali. Jah, maks on paar korda finaali. Argentiina Šveits seal vist Šveitsil. Kui Šveits võitis, kui ma tulen tulevikust, ütlen Šveits võitis, siis ma ütleks, et ainus asi, kuidas mina näeks, on see, et Šveitsi keskväli mängis Argentiina keskväli üle. Et seal palli valdamine, kõik need asjad nagu Šveitsi kuulus Xhaka ja Freuler ja kompani, et need tegid nii hea mängu, et see mäng oli peaaegu võrdne. Ja siis Messile ainsa penalti mööda nagu, Ma ei tõesti ei kujuta ette, aga siiamaani neil on raskusi valmistada, et neile väravaid lüüakse, vaid see on nagu hirmutav muidugi. Aga ma ei tea, kas Šveits nüüd muudab taktika, nad on vanasti mänginud ka viiesega, et kas nüüd Šveits läheb sama asja peale, et lähme hoiame ära, aga ma ei tea, Embolo seal ees üksinda, kas ta suudab, et ta ei suudnud Kolumbia vastugi midagi, et samas nagu öeldakse ka, et ikkagi sel MM-il et siiamaani Šveits on kõige tugevam koondis, kellega nüüd Argentiina vastu läheb. See on see teine asi, mis jääb... Et Austriaga grupis ka mängisid, aga ma arvan, Austria ikka nagu tsipa nõrgem on ja need Egiptus Roheneme saare, et pigem on ikkagi kehvemad satsid. Aga mõlemad lõid 2 väravat. Mõlemad lõid 2 on, et aga jah, Andrese käest küsiks, et kas sina treenerina ütleksid Messile, et kui ära sina rohkem penaltid lööd, las tuleb neid ja Lautaro tuleb lööma. See treener ütles nii, mida ma ütlen Messile? Mis ma ütlen talle? Ja ma arvan, et ükski Argentiina meeskonnakaaslane ei lähe talt seda palli ära võtma, et kuule, las ma löön nüüd ise, et aga need MM-id on pooled penaltid mööda löönud. Ära räägi see. 8-4 on üldse kokku ja et see on ka päris paha. Aga samas üldse ma vaatasin ka, et tema see kogu karjääristatistika on ka suhteliselt kehva, et kas 76% äkki penaltitel või midagi sükest. Ma räägin, ülehinnatud. Nagu see ikkagi mõtle, kui palju väravaid lisaks tal oleks. Jaa, seal oli, kas see oli mingi suurusjärgus 150 löönud ja 110 sisse läinud või midagi sükest. Kogu karjääri. Okei, numbrid, siia-sinna natuke, aga umbes suurusjärk oli selline nagu, et ei, ma arvan, et ei võtaks penaltit ära ikka. Euromängud algavad siis täna. Madis Kalvet, mis suurt ootustega sa lähed sinna täna staadionile?
No, ootused on see, et mänge vaja võita, sest meil on punkte vaja, et saada oma neljas kohta. Mina ütlesin kohe, et sa teed kehvasid pealkirjasid, et siin on, sul on võimatu, et jalgpalliklubid asuvad raismama 4. eurot. Ma ikka ütlesin, et sai fartsid, et kui Flora jõu alatruppi või Eesti klubi jõu alatruppi, siis on koht läinud. Et ta päris nii hull vist ei ole. No ütleme, on ka ilma lootust, aga ütleme kõige tõenäolisem mäletab, kui ma siin vaatasin, kus see piir tavaliselt on ja palju meil punkte oleks juurde vaja, siis umbes suurusjärgus on see, et eelringides oleks vaja 8 mängus võitu ja 1 viiki ka veel peale, et tegelikult on ikkagi punkte päris palju vaja, et iga üksik mäng on selles mõttes väga oluline, et kui seal ongi see, et ma ei tea, Leva võidab avamängu 2-0 ja kodus mängib 0-0 viiki, siis on ilmselt jama, et tegelikult oleks vaja kodus ka võita, et nendes olukorras tuleb ikka võimalikult palju punkte võtta. Muidugi on see, et ilmselgelt klubid ei mõtle selles olukorras selle peale, nad mõtlevad selle peale, et saaks edasi ja see on kõik hästi. Aga jah, et selles mõttes ma olen pannud ennast ikkagi suhteliselt raskesse seisu, ütleks niimoodi. Et sükke üle 2 punkti on vaja kindlasti saada, heal juhul võiks isegi 3 punkti saada, aga selles mõttes ma Leivaga nõus, et see Flora alagruppi jõudmine on kõige tõenäolisem, kuidas neid punkte kokku saada ja siis see Flora miks Flora alagruppi, sest nemad on meistrid ja neil on see üks see kukkumise võimalus kindlasti olemas, samas kui avaringi võidavad, see on 2 kukkumise võimalust olemas, et see annaks nagu neid variante. Ülitähtis on need Iberia mängud ära. Iberia mängud kui ütleme, suudaks Iberia kokkuvõttes ära võtta, siis me oleks poolel teel sellele 2 punktile nagu. Andres Opper 11.07 loen siis platrati pealt. Suur staadioni avapidu, uue muru avamine. See ei ole ainult klubipidu, see on kogu Viimsi pidu. Come on, joo! 3-3 jalgpalliturniir, Viimsi Jatja versus Kalju U21 videodisko, food truck, mullibaar, basseini hooldus, ma ei tea, mis tähendab. No kirjas on, mina ei tea. Müüdis saadud tulu läheb hooaja lõpu gala, loe, suure läbu korraldamise kassasse, suure läbu panin mina juurde. Sisseväes üritusel on tasuta, let's go. Tas on suur rõõm, et lõpuks oled kodust tagasi. No loomulikult. Polegi nagu midagi suurt lisada, et oleme piisavalt kaua siin vist 9 mängu järsku järjest väljas olnud, et kõik staadionile ja teeme sellest oma kindluse. Väljak on hea. On hea. Kas ainult muru vahetati ära või midagi veel tehti seal? Mõtlen tribüüni või midagi? Tribüüni kui ei tehtud, aga seal midagi need äravoolud ja asjad, et see midagi suurt nagu rohkem silma ei jää, ütleme nii. Aga muru on ilus. Kes siis vähegi Viimsis on 11, mis päev see on meil? Laupäev kell 7 õhtul. Kell 7 õhtul, sellel on muidugi jalgpall või ei ole või? Vast ei ole veel kell 7. Laupäeval kell 7. Laupäeval oli 0-0. Ja laupäeval 0-0 ja teine oli õine mäng. Täpselt. Okei. Ja no võtan, et siis nüüd kohaliku jalgpallilainele veidi täna. Puhkepäev, see on esimene MM puhkepäev. Me ei oska elada. No nüüd on Champions League on ja täpselt. Et keeruline. Ja lõpu küsimus siis Madis Kalvetile. Grete Verlin ja VM-ilt eemale, kui löödud sa oled? No ikka olen löödud, jah. Kaspar Ruus on ka väga turvad. Ats Kult käib ka ilmselt. Ats Kult kõik on väga turvad, et see võttes ka suur löök Eesti spordis on. Muidugi. Aga Eigo läheb homme Pärnusse. Tulge vaadake kõik, vaadake. Ma vaatasin ka ilm, super, et sajab täna, sajab homme. See on meie ilm. Jah, see on kohe meile eelis. Gruusia mehed tuleb, talv on teil siin, toimub. Ei no ei on nüüd naljakas. Kuidas sa muidu taltsuta neid kuumaverelisi? Kolmapäeval vihm, neljapäeval vihm ja reede päike. Ja laupäeval siis Tallinnas vihm. Soe, vähemalt soe on. Soe vihm. See on mõnus, ongi, et väljak on kiire. Kutsun üles ehitama edaspidi üldse neid vihmutitega väljakuid, et ka muruväljakut on vaja kasta. See on nagu Pärnu just ka mängu ajal pani tööle. Jah, täpselt. Veetud Eestis vahest see elab nüüd nii nukker, et sa oled kuskil juuli keskel oled õnnelik, soe vihm vähemalt, vaata. Sa isegi unista sellest ja mingi uuesti võiks, ma ei tea, 25 kraadi olla, saaks vähemalt sooja vihmagi. 25, aga vihm on. Teile oli ka õhtul lapsega pargis ja nii külmaks lõpuks, kas lõpp nagu. Ilma jutud, või vaatame Jaa, see on küll tuustase. Päris mind noorte lõpus ja tegema, et siis Krumbe, Madis Kalts on rohkem meeld, kas noored ja näljasid, Mafia 35, let's go, vaata. Ma neid noored ja näljasid ei tea. Raske elu, anna ma ütlen,
jalgpallis puhkust ja Andres Ooper siis trenni, ma eeldan. Ei, täna mitte. Täna mitte. Vaba päev. Mis teeb Andres Ooper vabal päeval? Vaatan jalgpalli, vaatan Champions League'i. Raske. Kas ka sina lähed staadionile? Ei, staadionile ei jõua. No vähi. Mõtlesin teine reklaami, et sulle rõigi Andres Ooper on staadion. Ei ole. Ma ei piletit ei ole. Mõnad, jumal küll, ma vihkan. Üks asi, mida ma Eestis vihkan. On kõik endised jalgpallurid, mingid ettevõtjad, hiljem edukad ettevõtjad, kel nagu raha noksendamisel. Aga ma pean lunima see tasuta pileti. Kurat, see toetab. Paide saatis ilusti. Ei, ma uuesti, sellist asja see peaks maha vaikima. Ei, oske pileteid, teil väheni võimalus on, et toetame Eesti jalgpalli, et see raha läheb ikkagi sellesse, et ma ei tea. Seda on vaja. Et see raha läheb sellesse, et nendel treeneritel oleks seal võimalus kasvatada uusi alamaasid näiteks. Seda me tahame, et jumala eest, et seda tasuta pileti juttu ma ei taha kuulata. Õnneks, mul on Tatre lähen tasuta. Täpselt, see oleks järgmine küsimus. Ärge kuulata meid, ärge täitada meie tegude vaid sõnad järgi. Kindlasti mina iga kord ostan pileti, mitte iial, aga raske elu. Minu puhul on sortei vaene ajakirja, ma räägin nendest rikastest teistest meestest. Ma olen ikka teile vaesuse piiril virelev inimene. Saad otsaga kokku. Otsaga kokku, et nii on. Kuu lõpus küsid Ruusi käest leivaraha ja. Õige, ma olen nüüd, seda ma ei saa rääkida. Eile Ruusi kistas, ma ütlesin, ma olen nüüd 8 päeva järjest olnud taimetoidu peal lihtsalt ja Ruusi nii nördinud, ta ütles, ta ei räägi minuga. Õude meie saate. Esimest kord elu saab ja Ruusiga tülis, ta ütles, ta ei räägi veganitega. Kui te peaks praegu panema raha, kes tuleb MM-i võitjaks, siis Madis Kaalet ütleb. Prantsusmaa kõige loogilisem variant. Argentiina. Ja mina ütlen ka Prantsusmaa. Et Prantsusmaa Norra elab sellise ilusa finaali. Ja annaks kuskil jalgpalli jumal kuulab meie saadet, palun tee nii, et Inglismaa tutvuks välja. Aitäh. Ja nüüd öelge siis viimased sõnad ja paneme selle saate lukku ära ja see möla nurk läheb iga kord aina hullemaks. Ma arvan, ma olen eluaeg olnud veendunud, et inimesi ei huvita, mis me vabal ajal teeme ja ikka. Ma ei tea, sina pead, see jääb sinu üles, ei ole vait, lõpeta saad ära. Okei, nägemist. Andres Ooper ütlesin nägemist. Ma ei kuulnud, sorry. See oli see kord saade. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.